Noh, suur aitäh! Nissim Black on rahvusvaheliselt tunnustatud muusik. Ma olen jurist ja varivalitsuse peaprokurör. Ainult üks meist täidab saale inimestega, kes tegelikult tahavad teda kuulata. See oli tõesti suurepärane, Nisim, ja soovin sulle aina rohkem jõudu ja edu. See on olnud minu jaoks Jeruusalemmas seni hämmastavad 24 tundi. Nagu te võib-olla teate, astus eile Suurbritannias tagasi peaminister. Ainult 2 aastat pärast ajaloolise üldvalimiste võitu. Ja täna on Westminster juba pööramas tähelepanu sellele, kes võiks asendada Keir Starmeri. Aastaid vaatas Iisrael Suurbritanniat kui poliitilise stabiilsuse eeskuju. Ja Suurbritannia vaatas Iisraeli kui riiki, kus valitsused vahetusid iga paari kuu tagant. Vaadates viimaste kuude sündmusi, eriti viimase 24 tunni omi, ei ole ma enam päris kindel, milline riik peaks kellele eeskujuks olema. Aga poliitiline ebastabiilsus ei ole kõige olulisem lugu. Mind teeb palju rohkem murelikuks see, mida hiljutised sündmused räägivad meile demokraatlike ühiskondade tervisest ja eriti juudi kogukondade olukorrast nii Ühendkuningriigis kui ka kogu läänes. Eile pärastlõunal arutasid Briti parlamendi liikmed Westminsteris petitsiooni, milles nõuti uurimist selle kohta, mida nimetati, ja ma tsiteerin ettepanekut, Iisraeli-meelseks mõjuks Ühendkuningriigi poliitikale ja demokraatiale. Lubage mul olla selge. Parlament peaks arutama keerulisi teemasid. Vabad ühiskonnad sõltuvad arutelust. Ükski valitsus, institutsioon ega riik ei ole kriitika eest kaitstud, sealhulgas Iisrael. Tõepoolest, osa kõige teravamat kriitikat praeguse Iisraeli valitsuse kohta kuulen ma oma naabritelt Tel Avivis, sest Iisraelis on tugev, ehkki mõnikord tormakas avalik arutelu. Kuid demokraatlikud ühiskonnad sõltuvad meie võimest eristada kriitikat eelarvamustest, põhjaliku kontrolli kahtlustamisest, õigustatud uurimist vandenõuteooriatest. Varjuprokurörina mõtlen suure osa oma poliitilisest elust seaduse rollile demokraatlikus ühiskonnas. Üks seaduse kõige olulisemaid funktsioone on teha vahet. Suurbritannia peaks uurima vaenulikku välismaist sekkumist. Suurbritannia peaks uurima spionaaži. Suurbritannia peaks uurima vaenulike riikide varjatud mõjutustegevust. Venemaa, Hiina ja Iraan kujutavad kõik endast tõsist ohtu meie riiklikule julgeolekule. Kuid demokraatiad peavad olema sama ettevaatlikud, et mitte segi ajada välismaist sekkumist omaenda kodanike seadusliku osalemisega avalikus elus. Ja hetkel, kui hakkame tavalist poliitilist tegevust pidama iseenesest kahtlaseks, nõrgestame me ise neid vabadusi, mida väidame end kaitsmas olevat. Ja just sellepärast vaatasid paljud Briti juudid eilset arutelu murega, mitte sellepärast, et nad kardaksid arutelu, mitte sellepärast, et nad oleksid vastu kontrollile, vaid sellepärast, et nad tunnevad ära teatud mustrid. Keel muutub, poliitiline kontekst muutub, sihtmärgid muutuvad, kuid aluseks olev vihje võib mõnikord kõlada üllatavalt sarnaselt. Arvamus, et juudid või need, kes on seotud juudi riigiga, omavad varjatud mõju, mis vajab erilist uurimist, ei ole uus süüdistus. See on üks ajaloo vanimaid valesid. ja seetõttu tundus see arutelu paljudele Briti juutidele ebamugavalt sarnane narratiiviga, millega me kõik oleme liiga hästi tuttavad. Ja ma tundsin mõningaid neist muutustest kohe pärast 7. oktoobrit. Võib-olla olete näinud kõnet, mille ma pidasin, kus ma rääkisin sellest, kuidas võrdlesin Iisraeli armees teenivaid inimesi.
mõned neist olid, nagu te teate, mulle väga lähedased oma murega tütre pärast. Londonis kandes Magenta Vidits Taaveti tähte Londoni metroos. ja ma muretsesin tema pärast esimest korda oma elus. ja see mõte oli minu jaoks uus, mitte sellepärast, et Suurbritannias poleks varem olnud antisemitismi. ükski ühiskond pole kunagi olnud vaba antisemitismist. vaid sellepärast, et paljud juudid olid hakanud pidama oma kohta, meie kohta, Briti ühiskonnas turvaliseks, aktsepteerituks ja vaieldamatuks. ja paljud inimesed mõistsid pärast 7. oktoobrit, et eeldusi, mida olime iseenesestmõistetavaks pidanud, ei saa enam täielikult iseenesestmõistetavaks pidada. Ja see on olnud, ma arvan, üks valusamaid tagajärgi nendele kuudele pärast seda. Mitte ainult antisemiitlike juhtumite sagenemine, mitte ainult solvangud, mitte ainult hirmutamine, vaid ka tavaliste juutide tunne, et neilt oodatakse oma koha õigustamist avalikus elus viisil, mida kelleltki teiselt ei oodata. ja siiski jään ma optimistlikuks. British juudi kogukonna lugu on üks juudi diaspora suurimaid edulugusid. rohkem kui 3,5 sajandit on juudid panustanud igasse Briti rahvuselu valdkonda. parlamendis, õigusvaldkonnas, meditsiinis, teaduses, äris, hariduses, kunstis, avalikus teenistuses. juudid pole mitte ainult aidanud kaasa kaasaegse Suurbritannia ülesehitamisele, vaid nende panus jätkub ka tänapäeval. aga väljakutsed on tõelised. Antisemitism on tõeline. Äärmuslus on tõeline. Surve demokraatlikele ühiskondadele on tõeline. Aga sama tõeline on ka juudi kogukonna vastupidavus. ja ma arvan, et me peame rõhutama üht täiesti keskset punkti. juudi kogukonna kaitse ei ole lihtsalt juutide küsimus. See ei ole teene, mida juutidele osutatakse. See ei ole järeleandmine. See ei ole eriline privileeg. See on proovikivi, kas demokraatlik ühiskond suudab jääda truuks omaenda väärtustele. Kui kodanikud saavad ilma hirmuta avalikus elus osaleda, siis demokraatia õitseb. Juudi kogukonna kaitse ei ole lahus demokraatia kaitsest. Need kaks on lahutamatud. Nagu rabi Lord Sacks meid alati õpetas, on ühiskond, mis soosib antisemitismi, haige ühiskond. Ühiskond, mis talub antisemitismi, on ühiskond, mis on surmahaige. Ja just sellepärast on see kõik oluline. Mitte ainult juudi kogukonna jaoks, mitte ainult Suurbritannia jaoks, vaid kogu demokraatliku ühiskonna tuleviku jaoks. Ja muidugi kohtume täna õhtul Jeruusalemmas, ainsas paigas maailmas, kus keegi ei pea seletama, miks juutide turvalisus on oluline. Aga juudi elu tulevik pole kunagi sõltunud ainult sellest, mis toimub Jeruusalemmas. See sõltub ka sellest, mis toimub Londonis, Pariisis, Berliinis ja New Yorgis. Ja seetõttu on meie ülesanne uskuda oma identiteeti, uskuda oma väärtustesse, uskuda õigusriiki, uskuda demokraatlikesse institutsioonidesse. Ja uskuda, et isegi 2026 aasta veebimaailmas on tõde lõpuks tugevam kui eelarvamused ja tugevam kui vandenõud. Väljakutsed on tohutud, kuid sama suur on ka meie otsusekindlus. Ja kui juudi rahva viimase 3500 aasta ajalugu meile midagi õpetab, siis seda, et neil, kes korduvalt ennustavad juudi rahva allakäiku, on üllatavalt kehv edulugu. Am Jisrael Hai. Aitäh!